Mood on liikumas aina enam tavapärastest lavadest väljapoole. Moeshowsi korraldatakse lennujaamades ja isegi püramiidide taustal. Siin Niguliste muuseumis esitlevad aga 3 tuntud moedisainerid oma uusi kollektsioone. Ajalooline Niguliste pole tavaline moelava. Endises kirikus, kus sajandeid on kõlanud koorimuusika, kõnnivad nüüd modellid. Sel päeval on avatud ka haruldane altar. Seda juhtub vaid paaril korral aastas. Kunst, mida rohkem seda on, mida erilaassem ta on vastupidi just nimelt siin majas, ma arvan, väga õiges kohas. Sellepärast, et meil on siin Eesti Kunstimuuseumi filiaalina Eesti kõige kuulsamad kunstiteosed. Meil on surmatants, meil on roode altar. Ja miks mitte siia juurde tuua näiteks midagi teistsugust. Kõik siin räägib ajaloost. Kotsi võlvkaared, vitraažid ja altarid. Aga ühel maikuu õhtul kõlab siin hoopis moekeel. Tõesti, ainuke asi, mis on nagu väga inspireeriv olnud, on need vitraažid, mis on siin sellised eredates toonides, väga moodsates toonides, kus võib öelda, et vitraaž on jube moodsates toonides, eks ju, aga jaa, ja kuld, halloo, terve kollektsiooni üks osa on tegelikult inspireeritud sellest altarist, kuna ma teadsin, et see on lahti ja mul ei pidanud üldse olema kuldne, aga tuli sisse tänu sellele. Show ei kõnetanud ainult silmi, vaid ka hinge. Toimumispaik on selline väga eriline ja püha ja mulle väga meeldis, kuidas oskuslikult oli see muusika siia sätitud ja kõik need stiilid sobisid imeliselt, et võib-olla see tekitaski sellise hardushetke ja kui siis saabus see mood, see fashion kõige paremas mõttes lehvides ja kuidagi heljudes, siis oli küll selline tõesti püha ja eriline tunne. No see oli väga ootamatu tegelikult see kohavalik. No, mina ei oleks selle peale iialgi tulnud, aga see oli tõepoolest väga põnev, väga kuidagi muljet avaldab. Millistes ootamatutes paikades võiks veel moespektaakleid korraldada? Ma arvan, et Tallinna lennujaam võiks olla üks. Seal on hea pikk minek, Riigikogu esine. No, ega mingid jaburad kohad, miks mitte? Aga kuskil kõrgustes, kilvede poole, tähtede poole? Aga võib-olla kuskil nisupõllul äkki. Näiteks äkki mingid katakombides, seal saaks teha niisuguse süngema teemaga, mis oleks ka päris huvitav minu meelest.